tervitused! Mõni hommik hakkab juba päris külmaks minema. Tundub, et talv on kohe-kohe kohal. Sellega seoses oleks vaja ka tähelepanu pöörata ka oma e-sigaretile, et see külmakäes ilusti töötaks ning ei tekiks mingisuguseid probleeme. Külm ei mõju e-sigaretile ega ka teistele elektroonilistele seadmetele eriti hästi. Samuti ka e-vedelik käitub külmas veits teistmoodi. Siin on 4 tähtsamat nippi, et see talv mööduks kõikide veipijate jaoks probleemivabalt. Esimene ja tegelikult ka kõige tähtsam on see, et hoia oma e-sigaret ja e-vedelik alati soojas. Külma käes hakkab aku eluiga vähenema ning võib tühjaks saada palju kiiremini, kui sa oled harjunud. E-vedelik küll 0 kraadiga jäässe ei lähe, kuid külma ilmaga e-vedelik läheb paksemaks ning tänu sellele võib küttekehal olla raskusi selle e-vedeliku aurustamisega ning sellega kaasneb oht, et küttekeha võib kõrbema minna. Märgin ära ka selle, et kui e-sigaret on ikkagi jäänud külma kätte pikemaks ajaks, siis tagasi sooja tuues võib see hakata lekkima. Nende probleemide vältimiseks soovitan nii e-sigareti kui ka e-vedeliku hoida oma põuetaskus, sest just seal on kõige soojem. Ja kuna on päris palju selliseid inimesi, kes on harjunud oma e-sigareti autosse jätta, siis talvel seda kindlasti mitte teha. Ja teine nipp, ära tee väga pikki mahve. Tänu külmale ilmale tekitab küttekeha vähem kuuma ja selle tõttu on kurgulaks veidi nõrgem. Nagu juba enne mainisin, siis külma käes läheb e-vedelik paksuks ning kui sinna veel juurde liita see, et küttekeha töötab veidi halvemini külma käes, siis sellised paar pikka mahvi tegelikult võivadki juba küttekeha kõrbema panna. Tean, et kurgulaks on väga paljude jaoks väga tähtis ning harjumuste muutmine ei ole just kõige lihtsam, siis tegelikult soovitaks lihtsalt kaasas kanda varu küttekeha. Nii et kui peakski midagi juhtuma, siis saab selle ära vahetada ja ehk tuleb ka meelde, et veidi lühemaid mahve teha. 3. nipp on kasuta plastikust huulikut. Suure tõenäosusega sul juba on plastikhuulik, kuid mõned vanemad e-sigaretid kasutavad metallist huulikut ning ka tegelikult mõned tänapäevased. Nii et kui sul on juhuslikult metallist huulik, siis soovitan osta plastikust. Ja miks ma seda soovitan? Esiteks, metallist huulik läheb väga külmaks ja teiseks, sinna võivad ka huuled või keel isegi külge jääda. Oleme vist kõik näinud, et keegi paneb keele vastu külma metallist posti ja keel jääb kinni. Ei ole just väga hea vaatepilt. Ja 4. nipp on see, et ära kasuta VG ülekaaluga e-vedelikke. Kui sa kasutad suuvoom e-sigareti koos paksema e-vedelikuga, kus VG sisaldus on 70 või isegi üle, siis külma ilmaga soovitan kasutada 50-50 suhtega e-vedelikku. Siin on jälle põhjuseks e-vedeliku paksenemine. Kui juba niigi paks e-vedelik läheb külma ilmaga veel paksemaks, siis tema voolavus on väga-väga väike ning küttekeha võib jääda raskustesse selle aurustamisega. Lisaks PG jäätumise temperatuur on palju madalam. Nii et siis kui kasutada 50-50 või PG ülekaaluga e-vedelikku, siis jäätumise oht on suht väike. Praeguseks on kõik. Kui sul on endal mingi äge nipp, mida sa talvel veipimiseks kasutad, siis kindlasti pane kommentaaridesse kirja. Meie kanalil juba on mitmeid erinevaid huvitavaid videosi ja näiteks eelmises mina rääkisin 5 e-sigareti müüdist. Muideks ma tänan kõiki, kes leidsid aega video kommenteerimiseks. Päris mitu küsimust tekkis ja saime ka teada paar uut müüti. Ja samuti võid pilgu peale visata videole, mis koosneb klippidest, kus mul see filmimine just ei tulnud kõige paremini välja. Ma tänan, et sa vaatasid seda videot. Kui see sulle meeldis, viska like ning kui sa tahad veel sarnaseid videosina, siis kindlasti hakka ka meie kanali subscriberiks, vajutades nupule, mis tuleb kuhugi siia. Ole muidu sama äge edasi ja kohtume juba järgmises videos. Tšau!